tere! Tänane lugemisamps hakkab peale 8-aastase poisi Jensiga. Nimelt on Jens kirja pannud oma eluloo. Raamat näeb välja niisugune. Tõsi, Jens ei ole seda teinud ise. Tal on abiks olnud üks tädi nimega Lille. Ja kahe peale on nad siis pannud kokku raamatu, mille pealkirjaks on Minu elulugu. Ja ma loen natukene teile seda ette, et te saaksite aimu, mis mehega Jensi puhul tegemist on. Ei seda, et ma siit Uugametsast kirjutan, et nagu Volts ja Pets. Nad on mu sõbrad. Nad ütlesid, et võiks oma elust raamatu kirjutada, et ma elan täiega kreisit elu ja mul tuleb see kirjutamise värk vabalt välja ja et siis ka teised loeksid. Volts ja Pets ütlesid, et naeraksid, aga ma ei hakka seda kirjutama. Minu elus ei ole midagi naeruväärset. Hoopis õpetlikku on palju. Ja teised loeksid mu elulugu ja õpiksid, kuidas nemad saaksid olla sama head või isegi paremad kui mina. Sest mina ja mu sõbrad oleme parimad. Kui mitte muudes asjades, siis vähemalt sõpruses oleme me seda kindlasti. Volts, Pets ja mina. Jens Kuusk, oleme maailma parimad sõbrad. Voltsi nimi on tegelikult Oliver Veedo ja Petsi nimi on August või Artur Peterson, aga kes see nii pikkasid nimesid jaksab kogu aeg välja öelda. Ainult minu nime ei saanud kuidagi rohkem lühemaks teha ja ma olen edasi Jens Kuusk. Jama on ju. Me oleme 8-aastased. Minu sünnipäev on märtsis, Petsi sünnipäev on septembris ja Volts on vapse õnnetul ajal sündinud. Tema sünna on samal ajal kui jõulud. Ta ütleb, et täiega nõme on iga kord tädilt saada üks kingitus ja kaardi peal on siis kirjas, et see on nii jõuludeks kui ka sünnipäevaks. Ta mõtleb, et kingib tädile ka mingi küpsise ja kirjutab siis sinna kaardile, et pool küpsist võib jõulude ajal süüa ja teise poole peab sünnipäevaks hoidma. Voltsi tädi sünnipäev on juulis. Ta kutsub alati kõiki külla ja teeb iga kord grillipeo oma maakodus. See maakodu on Rõuges ja seal on mingi tiik, mille ümber pidi alati ilgelt palju sääski lendama. Nii et kui nad telgis magavad, siis on telgil nii paks kiht inisevaid sääski peal. Volts ütles, et need sääsed pidid mõnikord lausa 3-kordse kihina telki katma ja nii kõvasti inisema, nagu lendaks lennuk madalalt mööda. Meie Petsiga ei uskunud seda, aga Volts ütles, et ausõna. Ma siis üritasin ette kujutada, kuidas sääsed seal üksteise kukile ronivad, et 3-kordset kihti moodustada. Ütlesin talle, et ta teeks järgmine kord telefoniga sellest pilti, aga ta ütles, et tal ema ei luba öösel telgist välja minna, muidu söövad sääsed ta ära. Parem siis, kui ta ei lähe, jah. Kahju oleks, kui Voltsi enam ei oleks. Volts on tore poiss ja päris hirmus võib see olla, kui sääskede lõugade vahel surra. Nii et ainult näritud kondid alles jäävad. Aga kui nüüd tagasi minu eluloo juurde tulla, siis jah, mina olen Jens Kuusk. Ma olen 8-aastane ja see on minu eluloo raamat. Kui ma elan mingi ilgelt vanaks, ma ei tea, 30-aastaseks või midagi, siis võite mult veel mitut eluloo raamatut oodata, sest ma ei kavatsegi mingiks igavaks ja normaalseks vanainimeseks kasvada. Ei. Mina, Pets ja Volts tõotasime pühalikult jääda igavesest ajast igavesti kreisiks kolmikuks ja maailma parimateks sõpradeks. Ja seda kinnitasid poisid siis 3 pühaliku ristiga. Ja edasi võite juba ise lugeda, mis siis see püha kolmik ette võtab, sest et kogu eluloo raamat koosneb missioonidest. Nii nagu tõsistel meestel kombeks. Et siin on väga erinevad missioonid ja kõige esimene missioon muuseas on see, et kui Jens ja Pets saavad oma vanemate käest noomida, sest nad on järjekordselt mingi käki kokku keeranud, siis esimene püha missioon selles raamatus ongi see, kuidas 3. sõbrale ka üks käkk keerata, et tema ka noomida saaks, sest et võrdsus peab olema. Vot nii, niisugune raamat siis. Et võtke ja lugege ja tundke rõõmu. Kas või sellest, et vanematel, kui ma vanematega räägiksin, kas või sellest, et teie peres niisuguseid suurepäraseid sõpru pole,
aga noortele lugejatele ütlen ma, et teiegi võiksite oma elust ilmselt sellise eluraamatu kokku panna ja mõelda, et millised on teie missioonid. Vot nii.